Tere kõigile! Tore, et te tulite. Mikrofon. Mikrofon jälle. Hästi. Tere päevast kõigile. Head külalised Markus Tiilemann ja Helle Liira, kes on laval, hea publik saalis. Tervitan teid meie 22. Prima Vista kirjandusfestivalil Tartus. Täna räägime päris uuest raamatust, mis ilmus umbes aasta tagasi originaalis ja tõlge eesti keelde tuli trükikojast alles nädal tagasi. Ja see on siis Markus Tiilemanni romaan Põhjakaares kõmab kõu. Selline näeb see siis eestikeelses versioonis välja. Ja see raamat sobib suurepäraselt meie selle aasta festivali teema juurde, milleks on siis raamat kui paik kui raamat. Sest see raamat kirjeldab meisterlikult piirkondliku identiteedi mitmekesisust, mitmekihilisust. Ja see räägib ka esmapilgul idüllilise maastiku saladusest. Aga meie külalised kohe räägivad sellest ka lähemalt. Mina tahaksin aga tänada kirjastust Eesti Raamat, mis andis välja eestikeelse tõlke. Suur tänu tõlkijale Piret Pääsukesele, kes kahjuks täna ei saa siin olla, aga ta on homme Tallinnas kohal. Soovin tänada ka Tallinna Goethe Instituuti, mis toetas rahaliselt autori Eestisse tulekut. Ja mina leidsin kodus sellise vana kalendri, kus on Lüneburgi Nõmme pildid sees. Ja saadan selle siin ringi käima. Nüüd aga sõna Markusele ja Hellele. Palun. Suur tänu. Alustan kohe lühikese sissejuhatusega, tutvustusega. Meil on väga hea meel, et Markus Tiilemann sai Tartusse tulla. Ta on sündinud 1992. aastal Hamburgis, aga ta siis kasvas üles Alam-Saksimaa külas ja ta õppis geograafiat, filosoofiat ning loovkirjutamist Hildesheimi kirjandusinstituudis. Tema teine romaan Põhjakaares kõmab kõu aastast 2024 oli Saksa raamatu auhinna lõppvalikus. Tõesti uskumatu saavutus. Väga hea meel, et oled saanud siia tulla. Suur tänu selle eest. Aitäh, ka minul on väga hea meel. Ma tõesti ei oleks arvanud, et selle raamatuga jõuan ükskord Eestisse. Mul on väga hea meel selle kutses. Hästi. Mõtlesime, et alustame ühe videoga, et viia meie publik nii-öelda Lüneburgi Nõmmele kohe pildiliselt. Ja siis hakkame kohe ka raamatust rääkima. Hier liegt Düsteres begraben. Gibt es? Jah, juba kuulsime sõnu sünge, et siin on näha midagi sünget, tõepoolest ka meil siin on üsna sünge ilm. See on tõeline saksa müüt, aga ka õuduste kodu. Jah, pinge tõuseb, Lüneburgi Nõmm. Kuuleme midagi, aga ei näe.
tõesti väga kummituslik. Sobib hästi teemasse. See on tõeline saksa müüt, aga ka õuduste kodu. Siia on maetud mõndagi sünget, on natsisümboolikat ja holokausti ajalugu. Hiljuti on naasnud ka üks iidne oht Lüneburgi nõmmel. Kuni 20. sajandi alguseni ei peetud nõmme üldse ilusaks maastikuks, vaid pigem hirmutavaks kõnnumaks ja tahtsin selle uuesti esile tõsta. Seda sai imeliselt seostada kogu selle õudusega, mis tegelikult sellel pinnal toimus. Üldtuntud kuvand on hubasem. Kui mõelda nõmmele, tekivad alati sellised kujutluspildid, mis on müütiliselt laetud, mis on ka väga tugevalt mõjutatud niinimetatud saksa kodupaigafilmidest ja võib-olla erinevatest turismipiltidest. Siin vulisevad allikad, millest ta kui muiste ammutas. Siin ajab karjus oma lambaid. Ja nõmmega kõlab alati kaasa teatud arusaam kodupaigast. Nõmm kui idülliline saksa kodumaa, vanade talude ja tõldadega. Kõik on maalähedane ja arhailine. Markus Tiilemann vaatab nõmmele teisiti. Tema raamatu pealkiri Põhjakaares koma kõu on ühest küljest väga konkreetne. Siin Lõunanõmmel kuuleb tihti sõjaväe harjutusväljakute kõuekõminet. Selles on aga ka midagi sümboolset, ajaloo kõuekõmi. Siin elab Jannes, kes on 19-aastane ja võtab oma pere lambafarmis üle üha rohkem vastutust nõmmelammaste eest, keda ohustab hundi tagasitulek. See on minu meelest ka üks tema probleemidest, et tal on väga tugev vastutustunne, aga ta ei saa seda vastutust tegelikult võtta, sest ta on veel nii noor. Ja ta ei tea, aga kas ta ikka tahab seda teha. Tal on tunne, et ta peab seda tegema. Ja teisest küljest on tegelikult karjas, et need, kes esimestena hundi tagasitulekut märkavad, just neid mõjutab see tõeliselt. Sest hund tuleb inimesele üha lähemale ja ka tema lammastele. Tiilemann kirjeldab väga tundlikult, kui lõhki rebitud Jannese perekond on. Hirm hundi ees, kelle jälgi ilmub üha rohkem. Mida teha? Elajas maha kõmmutada või piisab kaitsetaradest ja koos eksisteerimine on ikkagi võimalik. See on selline lahtine haav, millele pole poliitilist lahendust leitud. Paljud ütlevad, et on suurepärane, et ta nüüd tagasi on, aga muidugi on ka radikaalseid vastaseid, kes eelistaks ta täielikult välja juurida. Minu jaoks on küsimus tegelikult selles, et millist loodust me tahame. Inimene ning tema loodus ja tema olemus. Hunt ei ole siin ainuke õudus. Tiilemann vaatleb maastikku ja ka ühiskondlikke arenguid. Nii näiteks sätib ennast Jannese perele külje alla uus naaber, et aidata võitluses hundiga. Sellele naabrile meeldivad vanad natsisümbolid ja legendaarne nõmmepoeet Hermann Löns. Tema oli natside kummardatud antisemiit. Nad ülistasid tema raamatut kaitsevalmitest nõmme talunikest ja kuulutasid nõmme ürgsaksalikuks maastikuks. Minu meelest ei ole minevik siit kunagi päriselt kadunud ja erinevatele inimestele meeldib seda esile tõsta. Lüneburgi nõmme ja ümbrus üks probleem on see, et siia on asunud ja asub ka praegu palju rahvusradikaale. Just hiljuti tuli Eschedest sellist pildimaterjali, filmiti pööripäeva tähistamist. Selliseid talusid on tõesti mitu.
ma tahtsin ka selle teema sisse tuua, sest ma pean seda väga-väga ohtlikuks. Tillemann loob oskuslikult seose sünge ajalooga. Mineviku vaimud kummitavad Jannese peas ja piinavad teda. Ta avastab kibeda perekonnaloo. Sunnitöölisest naise reetmise, kes oli Bergen-Belseni koonduslaagri välilaagris. See välilaager oli pikka aega unustatud. Sellest sain ka mina alles taustatööd tehes teada, sest see avastati ka alles hiljuti, umbes 2018. See puudutas mind väga ja tõesti ka vapustas mind, et on ikka veel selliseid kohti, mis peaksid tegelikult olema mälestuspaigad, aga selle asemel mädanevad kuskil metsas. Raamat nagu see maastik, nii kaasahaarav kui ka sünge, nii tõeline kui ka müütiline. Ma tsiteerin nüüd, on öeldud, et see romaan on tõesti kaasakiskuv kodupaiga romaan, mis tegeleb sügavuti Saksa müüdiga. Ma arvan, et me peame siin tõesti lähemalt selle üle mõtlema, mida see tähendab, kui see on tekst, romaan, mis tuleb sellisest maa, kodupaiga traditsioonist, see romantiseerib maaelu vastandina linnaelule ja modernsusele, ehk siis see püüd minna tagasi juurde ja oma identiteedi juurde. Minul tekib siin küsimus, kuidas siis defineerida kodupaiga kriitilist romaani, kuidas sina seda defineerid? Jah, see ei olegi nii lihtne, sest et kodupaik mõistena, see tähendab ju kodu, midagi väga ilusat. Aga Saksamaal seondub sellega ka midagi rahvuslikku ja sellel on väga sünge ajalugu. Eelkõige ka natsiajastul oli see ka propaganda vahend või mõiste. Defineeriti ära, kes kuulub kodupaiga juurde, kes mitte. Lihtsalt öeldes, et sakslased kuuluvad oma juurdega kodupaiga juurde, aga juudid näiteks mitte, et nad ei kuulu sinna, et see kõik seondub ka selliste mõtetega. Ja siis pärast sõda oli muidugi ka need kodupaigafilmid, nägime natukene ikka ekraanil, paljud neist on üles võetud Lüneburgi Nõmmel. Et jällegi selline idülliline roosade prillidega vanale heale ajale tagasivaatamine, mida ju tegelikult sellisel kujul pole kunagi olemas olnud. Aga see on see mõte, et kõik, mis kuidagi ohustab seda vana head aega, on vaenulik ja selle tuleb vastu astuda. Me peame kaitsema oma kodupaika ja see viib vägivallani. Et see on see probleem. Ja viib vägivallani ka hundi vastu ja me tuleme kohe ka selle juurde, aga nüüd kuulaksime võib-olla ühe teksti katke, et saaksime väikese sissejuhatuse. Just alustame siis ühe tsitaadiga Theodor Stormilt, kes on ka kodupaiga poeet Saksamaal väga tuntud. Nii vaikne on ja nõmm see püsib keskpäeva soojas helenduses. Õrn roosiroosa kuma lehvib seal ammustele kalmudele. Ja nüüd alustan kohe romaani algusest. Nad ilmusid viinakuisele Nõmmele, tasandiku seljakule, mille taga ei paista enam suurt midagi olevat, peale alatasa edasi triiviva pilvemustri. 2 koerakogu, siis karjus.
Sau paremas käes seisatab ta vastuvalguses nii kumaras, et teda võiks pidada vanaks meheks. Alles siis, kui ta astub sammu edasi, on näha ta nägu. Tal on siledad, värskest õhust õhetavad palged, pisut peast eemale hoidvad, samuti punetavad kõrvad, tuulehoog ajab lahu ta kaerakarva salkudesse. Kuklas on juuksed sakris ja tumedamad, sama värvi nagu ta silmad, mille pilk püsib maas. Tema selja taha kogunevad ta pudulojused, 100 loomad. Ta hakkab ees astuma ning pikkamisi moodustab karida järelel laia hallislepi. Põhja pool kõmatab kõu ja vaibub. Välku ei löö. Ükski loom ei võpata. Karjus ka mitte. Ta ei tõsta peadki. Vantsib edasi. Aeglaselt, otse kui voolaks aeg nende ümber loiumalt, liiguvad nad üle närbunud maa. Kergelt lainelise kõnnu, toonitatud pruunikaks puitunud kõrtest ja liivast, kus ei kõrgu midagi peale kadakapõõsaste, mis meenutavad murtud sambaid. Tema nimi on Jannes Koolmeier. Ta on 19-aastane. Päev läbi relvatootja Rheinmetalli vabriku maalal testitava tankide laskemoona ragisemist ei pane ta eriti tähele. See kuulub tema töö juurde, nii nagu tuule vihisemine ja loomade määgimine. Tal on teised mured. Ühes näos jääb ta seisma, laseb karjal endast mööduda, loendab peaaegu masinlikult, kontrollib mööda minnes loomade keresid, villa, koonusid, nende liikumist, udaraid, sõrgu. Kitsi on 42 ja Nõmmel on vaid 357. Need on arhailised olevused keerdussarvedega, hallikaspruuni taguse karvaga ja süsimusta peaga, millest tungivad esile heledad silmamunad. Nad on vintsked ja vähenõudlikud. Piima jagub neil vaid oma talledele. Viimastest jättis pere sel aastal vaid 6 tükki endale. Ülejäänud said müüdud või tapale saadetud. All tunglevad loomad üksteise ligi. 2 karjakoera, Heera ja Kaš, tiirutavad ümber selle summa. Jannes vaatab allapoole, liikumine meenutab talle kaadreid ühest kosmoseteemalisest dokumentaalfilmist. Nii nagu kuud või planeedid tiirutavad koerad ümber karja, mis on kui kõiksuse kese. Ja siis kaldub Jannes kõrvale. Tal on oma enda tume rändaja, mõte, mis juba päevi elliptiliselt tuleb ja läheb, mille gravitatsioon painab ja halvab ja paneb ta tühjusse põrnitsema, kuni tsentrifugaali jõud selle taas tagasi ühe virutab. Isa läheb arsti juurde. Nad on nüüd parajasti arsti juures, mõtleb Jannes. Tõenäoliselt just sel hetkel. Iseenesest pole see ju midagi halba. Ei, sugugi mitte. Ta üksnes ei suuda meenutada, et midagi sellist oleks varem ette tulnud. Tema isa ei jää haigeks. Ei kurda kunagi, isegi mitte peavalu või selja üle. Üks vanematest lammastest eraldub karjast, võtab hoogu ja tormab mööda teist nõlva üles. Otse kui üks organism hakkavad ülejäänutele järele voolama. 2 kollid külgedelt piiramas. See ei saa olla midagi halba, mõtleb Jannes veel kord. Või pigem püüab mõelda, tõustes sauale toetudes piki nõlva üles. Need on üksnes mõttepausid. Tõenäoliselt mingi aine puudusest või midagi taolist oli ema öelnud. Või stressist. Jannes jälgib pilguga viimaseid loomi, kes pooleldi hüpeldes, pooleldi galopeerides teiste seltsi otsivad. Kari, mõtleb ta. Kõiksuse kese. Nõus on maapind niiske ja sõrgadest songitud. Ta jääb silmitsema seda segadikku liival ja avastab midagi, mis tekitab rahutust. Jäljed, mida pole jätnud lammaste sõrad, vaid käpad. Need on koerte jäljed, käib esimesena peast läbi. Kuid juba samal hetkel kaldub ta, kas pole jäljed kuidagi kummaliselt reas. Võib-olla, aga võib-olla tuleb see kallakust. Kes oskaks sellele vastata? Ta otsib nõlvakult kollida saladaid kogusid,
ei leia neid selles saginas ning talle meenub, et ta pole koeri näos üldse näinud. Ja korraga näivad jäljed ka liiga sügavad ning mitte piisavalt värsked võrreldes karja sõrajälgedega. Ta vilistab. Kaš, Heera, siia. Koerad sööstavad teineteise kannul nõlvakust alla ja enne kui ta jõuaks neid peatada, künnavad juba jäljerjast läbi. Nad jäävad tõmmes seisma. Ta vaatab nende läbi kumavatesse teohimulistesse silmadesse. Mis siin toimub, küsib ta. Teie väiksed ulakad. Mida teie arvate? Ta kükitab, tõstab käe ja sügab üht, siis teist lõua alt, tunneb sõrmedel sooja hingeõhku ja pinget peentes kuklalihastes, siis laseb lahti. Kaš raputab end, Heera tantsiskleb ühe koha peal. Jannes pöörab kõrvale. Mobiil vibreerib. Ta surub saua kaela alla ja hüüatab. Edasi. Koerad kihutavad jälle mööda nõlva üles. Jannes tõmbab telefoni keebitaskust. Koerte värsked jäljed otse silme ees. Paistavad ometi pagana sarnased. Miks ta küll pilti ei teinud? Idioot, mõtleb ta veel sõnumit lugedes. SMS emalt, kelle numbri on Jannes mobiili salvestanud nimetusega Mamps. Kas terveks saanud jõuavad hästi järele? Kui kaua teil veel läheb? Tervisi, emme. Jannes tipib vastust, järgnedes karjale mööda nõlvakut üles. Tema lihasmälu teab seda maastikku. Pilk peatub enamasti loomadel või telefonil. Vast 2 tundi ja jah, edeneb kenasti. Keegi trikke ei tee, tipib ta ja siis viivu pärast teise sõnumi. Kuidas arsti juures läks? Ta kerib vestlust ülespoole, et näha, ega ema pole veel miskit muud kirjutanud. Kui te leia midagi peale lühikeste lõikude, nende vahel ebateravad fotod maast tõstetud kärnas sõrgadest või pöidlaga üles tõmmatud lambamokkadest, paljastunud hambarjad ikka jälle ehmatavalt sarnased inimesomadega. Fotod kahjustatud tarandikest, fotod veristest või vedeldast pabulatest. Nende vahel üksikult okei, hästi ja tervisi emme. Jõudnud künkatippu tõstab ta pilgu ekraanilt. Pigem mingi tunde ajal. Kari ei liiguta end. Ka koerad on vait, tuul ei puhu. Kostab vaid loomade nahistamist, sitseb määgimist. Südamaid meenuvad talle all nähtud jäljed. Samale märkab ta, et mõned sarvilised kolud pöörduvad metsaserva poole. Kitsed tõstavad pea, silmad mustad pilud tühjusesse suunatud. Ühtäkki kargab paar looma karja hulgast välja. Hei! Heera pistab jooksujaadmed tagasi teiste sekka. Jannes nõjadub taas sauale, kissitab silmi ja jälgib loomade pilke. Pilved ripuvad raskelt madalal maakohal. Nõmme piirav mets moodustab tumeda müüri. Põhimõtteliselt võib kes tahes selle taga luurata, ennast varjata, kuni nälg ta välja ajab. Jannes meenutab Facebooki gruppide eralisi hüplikke videosalvestisi. Ühel neist oli looma näha. Too liikus rahulikult pikki maanteserva, vetruvjooks, pea kumaras, keskendunud pilk, võimalik et uudishimulik. Selle kõrval film ja hingeldamine hääles, kähe, paanika. Teed kaod, kao nüüd minema. Ikka ja jälle. Loom isegi ei võpatanud selle peale. Siis lendas kivi, kriiksatas maanteel, hunt tõmbus küüru, pööras ringi ja tormas üle põllu minema. Muutus sekunditega laiguks metsaserval, hallpruunil, vaevu eristatav metskitsadallest või hulkuvast koerast. Jannesele tuleb meelde rünnak 3 nädala eest Steinbeckide karjamaal, vaevu 30 kilomeetri kaugusel. Silmete kerkivad Sigrid Steinbecki Facebooki galerii viletsad fotod murtud vasikast. 4 korda sama motiiv ruudustikus. Klikk, kursor tagajalgade vahelt lebitud kohtadesse. Narmendavad nahatükid, isa ütlus. Vaata nüüd seda sigadust, vähem kui 100 meetri kaugusel majast. Vaata seda sigadust. Maas lavama Kaši pea on käppadel. Ta jälgib üht lammast. Heera lõõtsutab, keel suust ripnemas.
Jannes ei näe nende juures mingeid märke hirmust. Pikkamööda haistub kehast pinge. Ta lükkab selle mõtte esialgu kõrvale, hakkab astuma, hõikab tuulee ja kari hakkab aegamisi liikuma. Ülal teeb päike oma kaare teispool raju ja udu. All sasib tuul villa, karvakasukaid ja juukseid, pühib nõmme ääres kasvavatelt kaskadelt viimsed lehed. Just kui kullapritsmed hõõguvad need liivastel radadel. Paari päeva pärast kohanduvad maa toonidega ja määnduvad samamoodi pruuniks. Täna nad rohkem ei peatu. Janne saab loomi pidevalt sürki, nii nagu on olnud aastakümneid ja sadu temasuguste töö. Istutatud metsasiirude vahele jäänud nõmmelappidel, mida tumeda soonestikuna katavad loomade rajad ja mille kohal iga 15 minutirel kärgatab kahurikõma. Väljalask tabamus. Vana loid süda. Aitäh! Ma arvan, et peame räägima hundist. Sest nagu juba jutustasid, oli see selliseks avauseks see probleem hundiga. Ma lugesin raamatust ka sellist arvamust, et hunt ei kuulu saksa kultuurimaastikule. Kuidas on siis olukord Lüneburgi nõmmel? Kuidas on lood hundiga ja karjustega? Jah, Saksamaal ei ole nüüd päris pikka aega hunte olnud, on tõenäoliselt viimane hunt lasti maha 19. sajandi keskpaigas, ehk siis üle 150 aasta ei olnud Saksamaal hunte ja nüüd neid siis jällegi on. Pärast Berliini müüri langemist on nad tasapisi idast lääne poole liikunud ja umbes 15 aastat tagasi siis ka Lüneburgis ja see muutus poliitiliselt päris teravaks teemaks, kui ma ei eksi, siis on see ka siin selline terav poliitiline teema. Ja see huvitas mind teemana, et hunt on vana muinasjututegelane, nüüd ta pöördub tagasi maastikule, mis ju ka on turistide seas populaarne just sellepärast, et on selline muinasjutuline idülline maastik, aga tegelikkuses ei ole see looduslik maastik, vaid see on väga tihedalt seotud just Nõmme lammaste karjatamisega. Ja nüüd hunt pöörab selle kõik segi. Nii et see on väga poliitiline küsimus ja hunt on selline võõras ja meenutab vanu hirme. Seda kasutavad väga ära ka just konservatiivid, sest hirmu saab väga lihtsasti niimoodi ära kasutada, nii et see on väga huvitav teema minu jaoks. Ja kari on nii-öelda kõige ees. Või siis karjus on see, kes on kõige ees esirinnas, sest just tema puutub nende hirmudega otseselt kokku. Sest tema jaoks ei ole see lihtsalt müüt või midagi minevikust, vaid midagi väga reaalset tagajärgedega, millega tuleb toime tulla. Aga Jannes on kõigest 19 aastane. Need mured, millega ta peab toime tulema selles romaanis, mis siis puudutab nõmmelambaid, aga ka mured isa, vanaema, vanaisa, ema pärast. Et see on pere, mis teeb suurepärast koostööd talus, aga tegelikult nad omavahel ei suhtle, neil ei ole aegagi selleks. Et rääkida neist hirmudest, et neid jagada. Et see haav nii-öelda puhtaks lakkuda või kuidagi neist hirmudest üle saada.
Kuidas sa jõudsid selle pere dünaamikani ja põlvkondade vaheliste teemadeni? Ja ma ise olen ka ju külas üles kasvanud. Ja ma arvan, et ma tunnen seda dünaamikat, mis tekib sellistes peredes, tunnen seda üsna hästi. Minu jaoks on see äärmiselt põnev. Kogu see miljöö on väga põnev, sest ühest küljest on tegemist perekonnaga, aga samas ka äriga. Et tegemist on ühe korraga näiteks perepea ja ülemusega. Ja tihtipeale nii hommikulauas kui õhtusöögilauas räägitakse just nimelt tööst. Räägitakse talust, talutööst. Ja tihtipeale väga vähe ruumi rääkida millestki muust. Näiteks sellest, kui keegi on kurb, tunneb ennast halvasti. Et just see pilt, mis on Jannese peas tekkinud sellest, et mida see tähendab, kui isa on arsti juures, et see on ju ka tema ettekujutus, et esikohal on töö tuleb ära teha ja siis võib puhata. Ja kogu see, kõik see, et Jannes on talu ja kogu selle talu ettevõtmise pärija, see ei ole talle kerge, see ei tule talle kasuks, tal ei ole ka kellegagi sellest rääkida. Karjuse elu, see on väga üksildane elu. Võiks öelda üksildase elu sümbol, mis on ka väga huvitav teema minu meelest. Ja siis ta on ka tõesti üksildane inimene, aga ta ei ole ise seda endale valinud. Nii et kõik need teemad. Ja kui hunt sinna juurde tuleb, siis tugevdab see kõiki neid probleeme. Jah, see, et üksilduses võib olla ka midagi head, aga sellel on ka teine pool, kus keegi võib tõesti ka kuristikku langeda üksilduse tõttu ja kui romaani loete, siis näete, kuidas see võib juhtuda. Ma tuleksin veel 2 teksti juurde, mida romaanis mainitakse, mis on seotud paigaga. Väga erinevatel viisidel Hermann Löns, Libahunt aastast 1910. Natsionaalsotsialistlikul ajal kasutati seda raamatut ära ideoloogia levitamiseks. See oli tõeline bestseller, tõeline menuk. Ja et see on ka midagi, mis loob seose maastiku ja teksti vahel. Ja siis veel üks tekst, mida mainitakse. Edith Ballas, Bird in Flight, lendav lind aastast 2010. Niisiis nende 2 teksti vahel on 100 aastat. Ja see tekst räägib sunnitöölistest selles paigas. Et tegelikult kodupaik ja vägivald, need 2 teemat, mida tegelikult ei tahaks seostada, aga raamatus seda tehakse. Tekst algab hundiga ja karjusega. Kust see paralleel tuli? Kas see oli juba algusest peale plaanis või arenes see tekst lihtsalt sellisel viisil? Jah, nii see tõepoolest oli. Ma alustasin hundist ja kui hakkasin kirjutama või siis planeerima seda raamatut, siis ei olnud tegelikult üldsegi mulle veel selge, et ma hakkan rääkima maastikust, ma tahtsin kirjutada huntidest ja tegelikult ma mõtlesin hoopiski hundi ja koera duaalsusest, millest lõppkokkuvõttes raamatus nii väga juttu ei olegi, aga minu meelest see on lihtsalt ka väga põnev, et tegelikult on see üks ja sama loom. Aga nagu öeldud, hundid on siis nüüd jõudnud Alam-Saksimaale ja Lüneburgi Nõmme ja selle kohta lugedes ma siis üha rohkem süübisin sellesse maastikku ja müüdidesse, mis sellega seonduvad, ka erinevatesse piltidesse, nagu see, mis on näiteks romaani kaane pildiks valitud.
aga ka kogu see kohalik ajalugu nagu sunnitöölised, me nägime seda ka videos, see Lõuna-Nõmm on kõige militariseeritum piirkond Euroopas, on tohutud alad, kus on harjutusväljakud, relvatööstus viib oma harjutusi läbi, samuti Saksa sõjavägi, NATO harjutusväljakud. Ja samal ajal toimub ka turism. Et saab käia matkamas, saab rattaga sõitmas käia, vaadata seda ilusat maastikku ja lambakarju ja karjuseid, kes seda ilusat ametit peavad ja ometigi paari kilomeetri kaugusel siis tehakse harjutusi Leopardi tankidega. Ja ma ise mõtlesin, et see on niivõrd piltlik, et kuidas see kõik paralleelselt üheaegselt toimub külg külje kõrval. Kirjutamise ajal tegelikult see kõik lõpuks jõudis teksti minu tausta töökäigus. Ütlesid ka videos, et ei ole mälestusmärki sellele, mis seal toimus. Minu meelest see raamat tegelikult on väike mälestusmärk. Ja loodetavasti see säilib ja kannab seda mälestust edasi. Ich denke, vielleicht zum Anschluss im Sinne von diese deutsche Lüneburger Heide, die võib-olla nüüd, kui me räägime Lüneburgi Nõmmest, mis on ühest küljest meist väga kaugel, näeb hoopis teistmoodi välja kui meie Nõmmed siin Lõuna-Eestis. Aga tegelikult on siin palju kokkupuutepunkte. Me kuuleme ka viimasel ajal meedias väga palju sellest, et milline probleem on NATO harjutusväljakutelt tuleva müraga, kuidas see mõjutab meie loodust ja meie aasta loom 2013. aastal oli hunt, keda toona ei olnud Eestis eriti palju ja me olime mures, et kui palju neid üldse veel alles on Eestis. Nüüd eile õhtul alles oli uudistes jällegi sellest, et kuidas hunt on tõeline jubedus, et väikesed tallekesed, kelle ta surnuks pures. Nii et alles eile õhtul me kuulsime sellest kõigest. Hunt ja karu ja ilves on Eestis ühest küljest meie looduse uhkuseks. Meil on väga hea meel, et nad on meie maastikel, aga samal ajal meil on 45 000 ruutmeetrit, 1,3 miljonit inimest, võiks ju olla ruumi kõigile. Samas aga ikkagi ei ole. Ma tean, et geograafia tudengina tekib mõistmine sellest, kuidas kõik on kõigega seotud, et ükski paik ei ole lihtsalt kuliss, vaid on osa sellest, mis seal toimub, on osa suuremast loost, milles on palju tegelasi, kes on maastiku osad. Maastik ei seisa lihtsalt eraldatuna paigal. Mina lugejana Jannese puhul tundsin paljude asjade üle muret, või siis ma nägin, et Jannes peab muretsema nii paljude asjade üle, mille üle tavaliselt 19-aastane ei pea muretsema. Ja see pani mind muretsema Jannese pärast, et ma tõesti istusin niimoodi põnevil tooli serval, lugesin edasi lootuses, et ehk läheb kõik ikka hästi, sest et see lugu, see tee, mille ta võtab, näitab, et see maastik on ikkagi natukene hirmus ja asjad ei ole päris nii, nagu tundub, on erinevad paiku, kuhu langeb vari. Jah, just nimelt. Seda teadsin ma kohe kirjutama asudes. Kui ma uurisin Nõmme kohta Saksamaal, siis
õige pea märkasin, et see ettekujutus Nõmmest kui ilusast kohast, kui sellisest kohast, kuhu sõita puhkusele, kuhu minna turistina, see mõte ei ole sugugi vana. Umbes siis, kui hunt kadus 19. sajandi keskpaigas, siis oli see väga vaene maastik, keegi ei tahtnud sinna puhkama minna, see ei olnud sugugi populaarne, aga sellegipoolest oli lugusid, mille tegevus toimus just seal ja just nimelt õuduslood. Et seal on sellised põõsad, kus saab alati keegi luurata, samas näeb väga kaugel, et selles kõiges on midagi romantilist ja õudset. See kõik kajas minu peas vastu. Nii et minu mõte oli algselt kirjutada õudusromaan. Et seal on hunt, kes on justkui kummitus kuskil taustal, võib-olla keegi on teda näinud kuskil kauguses, aga eelkõige on ta inimeste peades ja võtab seal väga palju ruumi. Aga võib-olla on ka midagi muud. Ja kõik need teised teemad, mis sisse tulid, need harjutusväljakud ja natsionaalsotsialistlik aeg ja nii edasi. Aga ma ei taha muidugi kõike ära rääkida ja teile raamatu sisu reeta. Jah, tõesti on raske ennast tagasi hoida, et mitte kõike ära rääkida. Mina ei saanud magamagi minna, pidin muudkui edasi lugema, mõtlesin, et kindlasti juhtub veel midagi põnevat. Olin väga põnevil, et mis järgmiseks. Ma tahaksin kohe veel rääkida natsionaalsotsialistlikust ajaloost ja Hermann Lönsist ja Edith Palasi lendavast linnust. Et see, kuidas nüüd öeldagi, kas ümbertõlgendamine, et see, et tõde lõpuks välja tuleb ja muutub nähtavaks, et ta kujutab ta mitte ainult kõike, mis on ilus, vaid tuuakse päevavalgele ka süngem pool. Romaanis seda ka juhtub ühes ja teises kohas. Aga milline on sinu positsioon autorina? Mis oli see, mis sind tagant tõukas? Siin on see tegelane naabri näol, uue naabri näol, kes märkab väga kiirelt, et hunti saab lihtsasti kasutada inimeste manipuleerimiseks. Et selle kattevarju all, et kaitseme teid hundi eest, on võimalik tegelikult levitada hoopis teistsugust ideoloogiat. Kuidas see levib ja milleni see viib? Inimeste puhul, kes elavad ka üksinduses, kui avatud nad sellele on. Sest et äkitselt on olemas kogukond, millelt saab toetust. Ja võib-olla Hermann Lönsi kohta Nõmme poeet, kes oli tõesti selle piirkonna jaoks väga märgilise tähtsusega. See ettekujutus Nõmmest Saksamaal tuleneb väga suures osas Hermann Lönsi teoste populaarsusest, aga tema romaanid on tõesti läbi imbunud sellest Blut und Boden ideoloogiast ehk siis vere ja maa ideoloogiast. Nii et tema teosed on antisemiitlikud, ka väga mustlasvaenulikud. Kui te peaksite kunagi sattuma Lüneburgi Nõmmele, siis tõenäoliselt näete mõnda
infotahvlit, kus on väga pikalt kirjeldatud Hermann Löntsi ajalugu, muidugi seda osa pigem mitte. See jäetakse hea meelega välja. Räägitakse sellest, et kuidas ta tegi palju looduskaitse heaks, Nõmme heaks, aga kogu see vägivaldne osa tema loomingust jäetakse lihtsalt tähelepanuta. Nagu ka videos ütlesin, siis ka praegu tänapäeval on tõesti paremäärmuslasi, kes kolivad just sellesse piirkonda, sest nad igatsevad selle vana idüllilise Saksa maaelu järele, aga nad püüavad ka tõesti osaleda kogukonnas ja muutuda hädavajalikuks ja erinevate ühingute kaudu olla aktiivsed, levitada oma ideoloogiat. See on äärmiselt ohtlik ja see toimub ka Lüneburgi Nõmmel võib-olla viimase 10-15 aasta jooksul. See on tõesti suur probleem ja väga ohtlik. Genau. Und zu dem Edith Ballas. Ja nüüd Edith Ballasi kohta. Ka sellest sain teada alles siis, kui uurisin neid teemasid romaani jaoks. Tõepoolest oli koonduslaagri, mis oli kohe Nõmme Karjamaa ääres. Iga päev Jannes siis raamatus ka käib seal ja kuni 2018. aastani ei teadnud keegi, et seal oli laager või kus see täpselt oli. Ilmselt muidugi külaelanikud teadsid, aga keegi ei rääkinud sellest. Meil on mitmeid mälestusmärke Hermann Löntsile Lüneburgi Nõmmel ja samas on siis see koonduslaagri paik, millele ei viita mitte miski. Et siis see vägivaldne osa on lihtsalt jäetud tähelepanuta. Nii et jah, need olid need mõtted, mis meid saatsid kirjutamisel. Selle perekonna jaoks, kes kõik koos töötavad, kelle jaoks need traditsioonid on olulised, 3 põlvkonda, vanaisa Jannese vanemad, tema kasuisa, nüüd reetsin publikule midagi, ja Jannes ise. Jannes tegelikult ei esita endale kunagi seda küsimust, et kas ta peaks sinna jääma, kas tal on üldse valik ära minna. Ta on seal juurdunud selles kohas. Ja siis tekibki tunne, et kõik pereliikmed on justkui soos kinni, nad vajuvad sinna sisse ja nad ei suuda üksteiseni jõuda. See süvendab nende üksildust. Jah, just soo on ka eestlaste jaoks või raba on selline maastik, mis on meie jaoks meie kirjandusmaastik. Idülliline, aga ka natuke ohtlik. Natukene õudne võib-olla, samas aga ka pelgupaik, kuhu saab põgeneda, kui tead õigeid radasid. Ma tean, et sa käisid ka rabas Eestis. Kuidas sulle meeldis? Jah, väga ilus oli. Minu meelest on raba ka väga põnev maastik. Seal, kus mina üles kasvasin, umbes 60 kilomeetrit Lüneburgi Nõmmest lääne poole. Seal oli ka varem rabamaastik. Aga Saksamaal see loodusmaastik kadus. Et tegelikult selliseid rabasid vist ei olegi Saksamaal, vähemalt Alam-Saksimaal mitte. Aga Jannes muidugi tunneb tohutut vastutust talu eest. Tal ei ole küll kunagi otsesõnu öeldud, et tal oleks kohustus niimoodi seda pärandit edasi kanda, aga nii on ta seda mõistnud. See on kuidagi enesestmõistetav. Ja ilmselt on seda samamoodi sõnada mõistnud tema ema ja vanaisa. Vaikimise kaudu on väga palju öeldud.
konnte sich ja nicht mal dagegen so wehren und sagen, ja see mõjub isegi tugevamalt. Tal ei tule see pähegi, et ta võiks lihtsalt otsustada, et ei, ma tahan hoopis midagi muud teha. Vaid lihtsalt vaikimisi on nii. Ja ta näeb ju ka, et tema sõpruskond vajub tasapisi laiali, sõbrad kaugenevad temast, tema aga jääb koha peale, kes on ülikoolis, kes kuskil mujal. Nii et üsna raske on sellest välja tulla. Romaanis on ka üks teine paik, veebimaailm, internetimaailm, kuhu tegelased kohati kaovad. Ja see on justkui võimendi neile muredele, paanikale, ka üksildusele. Tolles nüüd ette lugenud esimese lehekülje, siis seal oli ju ka kõigepealt karjus oma lamba karjaga ja loodus ja siis äkitselt ilmub sinna mobiiltelefon, kus ta ringi scrollib. Nii et ühest küljest kõik see idülliline loodus ja samal ajal tänapäeva maailm. Kas need kaks maailma üldse sobivad kokku? Ja kas hunt ja lammas saavad sellel maastikul koos eksisteerida? Siin on mitmeid vastandusi, mis ei ole võib-olla päris selgelt välja joonistatud, aga neil on viidatud tekstis. Minu meelest on seda tehtud ka väga peenelt, väga tundlikult. Kuidas hirm surub inimesed teatud suunda ideoloogilises mõttes. Kuidas noor inimene iseenda sees kokku variseb. Viis, kuidas see on jutustatud, on lihtsalt väga ilus ja ka väga ilusas keeles tehtud. Ma tahtsin seda lihtsalt öelda. Aitäh! Ja nüüd annaksin hea meelega sõna ka publikule, kui kellelgi on mõni küsimus. Jah, mul on siin ju ka kõrvaklapid, saan tõlget kuulata. Näen juba, et üks käsi tõusis. Ja üks küsimus. Eesti keeles on ka väga palju saksakeelseid sõnu, aga see, et hunt on eesti keeles et see sõna kõlab samamoodi nagu saksakeelne sõna koera kohta. See ei ole ju kindlasti juhus. Või seda ma ei teadnud, kas on tõesti sama sõna? Eesti keeles on siis hunt. Mis tähendab saksa keeles sama sõna tähendab koera. Nüüd sellele küsimusele vastamiseks ma ei ole ette valmistunud, et kuidas see etümoloogia täpselt on. Aga jah, see on tõesti huvitav, väga õige, väga huvitav märkus. Aga eesti keelega on muidugi see, et eriti vanemates tekstides rahvaluules välditi hundi nimetamist, oli hästi palju teisi sõnu. Publikust öeldakse, et tegelikult hunt on eufemism, et õige sõna hundi kohta oli susi. Ja keeleliselt on olukord tegelikult päris keerukas Eestis, et sõnal on väga suur jõud. Ära kutsu hunti, sest ta võibki tulla. Ja see on umbes nagu kuradi väljakutsumisega. Et jah, ühest küljest, nagu öeldud, hunt oli ka aastaloom ja Eesti sellises rockbändides, mis on just ka rahvamuusika mõjutustega, et seal ta on väga populaarne.
aga parempoolsed ideoloogiad kasutavad ka seda teatava sümbolina, et muidugi nad püüavadki kasutada just selliseid sümboleid ja pilte, mis inimestele meeldivad, millega neile meeldib ennast identifitseerida. See tuleb ka teie raamatust välja. Natuke rääkisime ka sellest, et sellise väikese ühiskonna jaoks nagu Eesti, kus on ainult 1,3 miljonit elanikku, et sellise väga äärmusliku ideoloogia poolt või fašistliku ideoloogia poolt justkui võetakse ära meilt see hundi sümbol, mis on meile oluline. Aga tegelikult me tahtsime ju publiku küsimusi kuulata. Suur tänu selle üritusest. Minul on küsimus kodupaiga mõiste kohta, et mida see teie jaoks tähendab? Et kas on see küla, mis on 60 kilomeetrit Lüneburgi Nõmmest või Lüneburgi Nõmm ise või hoopiski midagi muud, mõni teine koht Alam-Saksimaal? Sain ma õigesti aru, et te olete pärit seal kandist? Jah, just nii, seal ma olen sündinud. Kogu minu pere tuleb Alam-Saksimaalt ja siis mu vanemad olid Lõuna-Saksamaal mõnda aega ja seal ma sündisin, aga sellest ma muidugi ei mäleta midagi. Minu jaoks oli alati raske Hannoveris elada linnas. Ma ütleks, et see minu kodu on. Et Saksamaal ju eristatakse ühelt poolt kodumaad või kodupaika, et see on selline kollektiivne mõiste, samas teiselt poolt kodu. See on siis pigem üksikisiku kodu. Mul on ausalt öelda raske öelda, et mis täpselt on minu kodupaik. Ja võib-olla ei olegi vaja, kui on juba kodu olemas, siis kodumaad või kodupaika ei olegi vaja. Et minu jaoks see kodupaiga mõiste võib-olla ka selle raamatu kirjutamise protsessi läbi, sellega kõlab kaasa nii palju negatiivset, et lihtsalt selle mõistega see kodupaik või saksa keeles Heimat, et seda on nii väga ära kasutatud ka vägivalla õigustamiseks, tapmise õigustamiseks. Ja sellepärast ma ütleksin, et praegu on minu kodu Hannover, aga see võib ka muutuda. Ja mulle see sobib tegelikult. Jah, ma võib vist öelda, et eesti keeles meil sellist eristust ei ole, et kodu on kodu. Et võib-olla sellepärast on natuke raske seda eristust mõista. Kuni inimesed veel küsimuste peale mõtlevad, küsin omalt poolt. Kui inimesed tegele oma ajalooga läbi põlvkondade, me näeme raamatus, mis siis juhtub, kui nad jutustavad oma lugu nii, et see tegelikult ei vasta tõele. See kogu aeg muutub jutustamise käigus ja lõpuks see kõik jääb Jannese kanda. Tema peab sellega toime tulema. See, et me tegelikult enam ei tunneta, mis toimus näiteks 80 aastast, et me enam ei tunne oma pere ajalugu, kui oluline see on. Et mõista kõiki nüansse, ka siis, kui me räägime oma kodupaigast. Jah, igatahes. See on mulle tuttav ka mu enda perekonnast. Minu vanavanemad rääkisid sõjaajast väga vähe. Ja kui ka rääkisid, siis ainult väga valitud asjadest, paljust ei tea me siiamaani mitte midagi ja sellel on kindlasti omad põhjused. Aga sellest on väga kahju.
muidugi koolis räägiti väga palju natsionaalsotsialismist, aga sellest ei räägitud piirkondlikul tasandil, et kui meil räägiti meie piirkonna ajaloost, siis räägiti pigem sellest, et kuidas varem siis võid tehti ja kuidas leiba küpsetati ja lina peksti ja nii edasi. Aga ei räägitud kunagi sellest ajast üldisemalt ja ka meie küla kroonikas oli sellest võib-olla üks lõiguke. Üldiselt võib just öelda, et tõenäoliselt need vanavanemad ei olnud vastupanu liikumises. Üldiselt Saksamaal ütleb kõik, et jah, see oli väga kohutav ajajärk, aga minu perekonnal ei olnud sellega midagi pistmist. Tõesti väga valulik teema, väga raske on sellest rääkida. Ja see muutub üha keerulisemaks, sest et inimesed, kes olid tollel elus, on peaaegu kõik juba ka meie seast lahkunud. Me näeme ka poliitikas üha rohkem tahetakse seda mälestamist tagasi tõrjuda. Öeldakse, et me oleme nüüd nii pikalt juba süüd tundnud. Me peaksime võib-olla vahelduseks ka uhkust tundma Saksamaa ajaloo üle. Minu meelest on see äärmiselt ohtlik lähenemine. Nüüd romaani tegevus toimub 10 aastat tagasi, siis oli AfD alternatiiv Saksamaale oli alles loodud, see oli väga väike partei, mille üle naerti ja nüüd on ta muutunud äärmiselt populaarseks. Seda ei oleks 10 aastat tagasi keegi ette kujutanud. Nii et see kõik on väga ohtlik. Ja sellepärast arvan, et on oluline kõik need lood perekonna loost välja kaevata. Ja publikust on üks küsimus. Jah, mälestuskultuur on oluline. Just rääkisid peategelasest Jannesest. Ja ka poliitikast ütlesid, et ta tegelikult ei ole ise otsustanud selle elu kasuks, mis tal on, vaid lihtsalt traditsiooni ja perekonna tõttu on sattunud sellesse olukorda. Lugedes tekkis minul küsimus, et kas lugu oleks teisiti läinud, kui ta oleks olnud poliitilisem, kui ta oleks olnud rohkem poliitikast huvitatud, sest ta tundus väga apoliitiline. Näiteks lugu naabrist, kes hakkab saama tema isa parimaks sõbraks. Minul tekkis seda lugedes natuke küsimus, et kas sa meelega kujutasid teda niivõrd mittepoliitilisena või kuidas sina tema seisukohti näed? Jah, ta kindlasti ei ole eriliselt poliitikahuviline inimene, vähemalt ta ise ennast sellisena ei näe. Ma kujutasin ta sellisena, nagu minu teada on inimesed külast. Näiteks paar aastat tagasi või siis on niimoodi, et kui iga paari aasta tagant on mõni meeleavaldus, et talunike õigusi kaitsta või on mõni selline teema nagu hundi teema, et siis nad muutuvad poliitiliseks, aga üldiselt minu kogemus on, et maainimesed näevadki ennast üsna apoliitilistena, ütlevad, et meie teeme tööd, meid poliitika ei huvita, me oleme lihtsalt tavalised normaalsed inimesed, meil ei ole mingit pistmist kogu selle poliitika jamaga. Ja niimoodi mõtleb ka Jannes. See, et ta üldse midagi küsimuse alla seaks, sellega läheb ju aega. Aga teisest küljest toob see endaga kaasa ka suure ohu, et need inimesed nii-öelda kaaperdatakse parepoolsete jõudude poolt, et nad ei pane seda ise tähelegi. Saksamaal on maapiirkondades suureks probleemiks, et
et väga palju struktuure on nii-öelda lagunenud ja kui siis parempoolsed sinna oma kombitsed ajavad, siis see on väga ohtlik. Nad ei tule võib-olla väga ilmselgelt sõjaväe kirsadega, aga niimoodi tasapisi imbuvad sisse. Ja sellepärast ma kujutasin Jannest ka niivõrd apoliitiliselt, et tuleks selgelt välja see oht, et tõesti lugeja loeks ja mõtleks, et ära tee seda. Ja jah, see ongi see naabrifiguur, või see tegelane, kes seal raamatus on, ta ongi selleks seal, et kui siis oleks selge joon tõmmatud, et selline käitumine ei sobi, siis oleks asi muidugi teistsugune olnud. Jah, aga ka teiselt poolt tulevad külla inimesed, need teleajakirjanikud, kes tahavad näidata karjase elu. Ja see video, mida me nägime, sellega seoses sa kogesid ise midagi üsna sarnast, kas pole? Ja tõesti, kui ma uurisin tausta, siis ma vaatasin palju selliseid dokfilme, et meil on Saksamaal sellised piirkondlikud telekanalid, kes teevad selliseid saateid. Ja ma märkasin, et kogu see ettekujutus väga idüllilisest maaelust on suuresti tulnud sellistest dokfilmidest. Seal ei räägita mitte ainult kunagisest elust maal, vaid ka elust tänapäeval, aga sellegi poolest kujutatakse kõike väga ilusa ja idüllilisena. Nii et jah, romaanis siis ka kirjeldatakse seda, kuidas sellist dokfilmi tehakse. Ma muidugi täpselt ei teadnud, kuidas sellist dokfilmi tehakse. Ma lihtsalt võitsin seda ette kujutada ja küsitlesin ka oma toonast korterikaaslast Hannoveris, kes töötas telekanalis. Ja tema ütles, et suur osa neist dokumentaalfilmidest seisneb selles, et väga palju tuleb edasi-tagasi kõndida. Ta nimetas seda kõndimiseks ilma mingi põhjuseta. Et lihtsalt kaameras peab välja nägema, nagu sul oleks mingisugune eesmärk. Ja see, mida siis Jannes ja tema vanaisa teevad, et nad peavad kõndima ja justkui omavahel suhtlema ja siis pommisevad üksteisele, et mis jamaga me siin tegeleme. Nüüd õige pea pärast raamatu ilmumist siis võttis minuga ühendust telekanal ja siis me tegime midagi väga sarnast, et me sõitsime sinna Lüneburgi Nõmmele ja tõepoolest me pidin seal kõndima edasi-tagasi. Ja te nägite ju ka videopildis, et pidin mõtlikult kaugusesse vaatama, et see kõik oli väga sürreaalne. Ja tuleb välja, et mul olid samad riided seljas nagu nüüd täna. See juhtus kogemata. Jah, see oli päris lustakas. Ja see, et see raamat sai nii palju kõlapinda, see oli minu jaoks ka tõesti uskumatu, et ma nüüd olen telekas, nüüd ma istun siin, olen Eestis, saan oma raamatust rääkida, et see kõik on minu jaoks kohati lausa absurdne, et kui hästi selle raamatul läks. Mul on tõesti väga hea meel iga raamatu esitluse üle ja mul on nii hea meel, et täna on siin ka nii palju inimesi. Olen nii tänulik selle eest. Väga tore, ma soovin tõesti ka edaspidiseks palju edu. Aga publikust on veel üks küsimus päris saali taga otsas. Tere. Alustan sellest, et aastal 2003 olin Saksamaal. Oli noore saksa keele õpetajana sellises kirjandusringis ja küsisin enda meelest väga süütu
küsimused, millega tegeleb tänapäeva saksa kirjandus. Ja siis ütles Lilterad, et ikka me räägime kõige selle süütundest selle üle, mida meie maailmal oleme teinud. Ja siis ma ütlesin, et Venemaal küll selliseid kirjanikke ei ole, kes kirjutaksid süütundest. Ja mul tuli mõte, et kas te ei saaks neid süütundeid kuidagi eksportida Venemaale? Jah, see oleks küll tore. Sest teil on seda nii palju. Lugematutes raamatutes kirjeldatakse süütundeid. Ja sellegipoolest on Saksamaal parem äärmuslik erakond alternatiiv Saksamaale. Aga Venemaa? Ja siin saab tõesti ainult öelda, et oleks parem, kui ka Venemaal selline süütunne valitseks. Aga jah, see arusaam, et Saksamaal ka juba aitab kõigest sellest rääkimisest, see on minu meelest ohtlik mõttekäik. Et kui me tahame selle kõik vaiba alla lükata, parem äärmuslus Saksamaal ei ole kunagi kadunud. Et niipea, kui me lõpetame selle vastu võitlemise, nii see kohe tuleb peale tagasi. Muidugi on ka teistes riikides toimunud kohutavaid asju. Ja ma ei tea, kas dissidentidelt, Vene dissidentidelt ei ole ka mitte vägagi kriitilisi teoseid Venemaa kohta, muidugi Venemaalt otse ilmselt mitte. Igal juhul jah, see on tõsi, et selle teema kohta on väga palju raamatuid, romaane, näidendeid, et see on oluline teema ja sellega tuleb jätkata. Ma tuleksin korraks veel tagasi selle mõiste Heimat, kodupaik juurde. Et kasutada tihti ka sõna Vaterland. Või siis isamaa, et isamaa ja kodumaa, et millise eristuse te siin teete? Jah, isamaa muidugi veel rohkem sakslaste jaoks parem äärmuslik termin, et selles mõttes, et kui oled ühel maal sündinud, siis oled vere kaudu sellega seotud. Et see on tõesti mõiste, millest ma tahaks väga kaugele hoida. Kui Saksamaal keegi räägib isamaast, siis on tavaliselt tegemist ohtliku inimesega. Aga kodumaa, Heimat, jah, seal tuleb lihtsalt täpsemalt kuulata, mida ta sellega mõtleb, aga see on igal juhul leebem sõna, sest et see ei ole otseselt seotud rahvusega. Muidugi ma saan aru, et Eestis kasutatakse neid sõnu niimoodi paralleelselt, et neil ei ole vahet, aga jah, Saksamaal tõesti see Vaterland, isamaa, sellel on natuke teine kõla. Jah, kontekst on alati oluline. Nüüd ma ei tea, kas keegi veel soovib küsimusi küsida, andke märku, kui soovite, aga ma lähen siin edasi, et mainisid just ka filme, ma tean, et oled suur filmikunsti fänn, kas sul on ka juba plaane, et kas äkki on mõni käsikiri, millele mõtled võib-olla sellest samast romaanist? Jah, tõepoolest, ma olen alustanud filmistsenaariumi kirjutamisega. Kui veel õppisin geograafiat, siis ülikoolis võtsin ühte ainet, kus õpetati ka
filmi stsenaariumi kirjutama, see oli väga põnev, aga märkasin ka, et raamatust on väga raske teha filmi, selleks on vaja palju raha, on vaja palju veenmisjõudu ja väga palju inimesi tuleb kaasata. Sellest on muidugi kahju. Man hat gedacht, da kann man auch lieber einen Roman schreiben, da hat man mehr Kontrolle und muss dann die Bilder eben mit Sprache entstehen lassen. Et aga selles mõttes on muidugi romaani kirjutada lihtsam nime jõudsin kirjutamise juurde. Et tegelikult minu esimene romaan sündiski nii, et mul oli kõigepealt filmistsenaarium ja siis ma kirjutasin selle ümber romaaniks. Aga jah, ma võin seda endale täitsa ette kujutada, et ma kirjutaksin filmistsenaariumi hoopiski. Väga põnev. Nüüd palun publikust küsimusi, kasutage võimalust. Võib-olla veel üks viimane küsimus. Aitäh. Mul on väga hea meel, et raamat on eesti keelde tõlgitud, sest tõepoolest väga paljust saame meie hoopis erinevalt aru, et Isamaa on täiesti tavaline sõna, kodumaa või kodu on midagi väga isiklikku, milles ei tohi üldse tungida. Kodu veel enamgi. Ja siis muidugi hundid on meil alati olnud ja nüüd on muutunud probleemiks, sest et metsad nende elupaigana on kadumas ja nad jõuavad meil üha lähemale. Nii et minu jaoks on väga huvitav, et kuidas romaan siin vastu võetakse ka nooremate inimeste poolt. Kahjuks mina veel ei ole jõudnud seda lugeda, aga kindlasti kavatsen seda teha. Minu esmamulje on, et see võib olla natukene meie jaoks võib-olla selline segadus tekitab, võib-olla isegi ärritav, et selles mõttes on väga tore, et see on eesti keelde jõudnud. Siin väikses riigis me võime endale mingis mõttes rohkem lubada, et Saksamaal peab olema poliitiliselt korrektsem. Ja selles mõttes selliseid tekste tihtipeale loetakse väga erinevalt siin. Et väga huvitav on näha, kuidas see vastu võetakse. Jah, tõepoolest ma tean, et riikides meil on teistsugune ajalugu, mis on kaua aega olnud võõrvõimu all. Seal on Isamaa mõistega midagi revolutsioonilist. See on hoopis teistmoodi kui Saksamaal. Saksamaal kasutati seda mõistet alati selleks, et õigustada teiste riikide ründamist või ka inimeste hävitamist, nii et kontekst on väga erinev. Selles mõttes jah, on tõesti väga huvitav näha, kuidas see vastu võetakse siin. Mõnes mõttes on see väga saksalik raamat. Nii et minu jaoks väga põnev küsimus, et kuidas seda mõistetakse, just ka neid sõnu, neid mõistes, mida seal kasutatakse, sest et kõik ei ole võimalik üks ühele üle kanda. Nii et jah, põnev küsimus, kuidas see vastu võetakse. Ja tegelikult ma arvan, et siin on ka väga palju paralleele, väga palju ühist puutepunkte. Võib-olla see natukene ärgitab meid ka vaatama sügavamale oma ajalukku. Et võib-olla vaatame ka ise oma ajalugu natuke vähem roosade prillidega. Aitäh, Markus Tillemann, aitäh selle ilusa raamatu ja meeldiva vestluse eest. Suur tänu!